ja mul on hea meel tutvustada inimest, kes tutvustamist ei vaja. Doktor Mart Kull, reumatoloog ja praegu siis Viljandi haigla ravijuht. Kuulda olen. Tere pealelõunat, kolleegid. Mul on väga hea meel olla Reumaliidu sünnipäevaüritusel. Palju õnne, Reumaliit! Ja saan siin rääkida võib-olla ühest endale küllalt südamelähedasest haigusest. Mina näen slaide, teie näete. Fibromüalgiast ma natuke kohendasin seda nime, ma arvan, et tulevikus võib-olla fibromüalgia on väga selline kitsas diagnoos, aga see haigus, ma loodan tänase loengu jooksul suudan näidata ka, on palju rohkem kui ainult see kiud ja sidekoe valu. Ma arvan, et mul selle konkreetse loenguga mingeid huvide konflikte ei tohiks olla. Ma viimati fibromüalgia kohta rääkisin, ma vaatasin oma slaidisetti, et see oli nüüd 4 aastat tagasi ja ma pean kurvastusega ütlema, et vahepeal võib-olla osaliselt ka läbi selle, et on meil siin see koroonakriis, midagi väga uut fibromüalgia ravisse ja diagnostikasse kohale tulnud ei ole, nii et tundub, et kõik maadleme fibromüalgiaga, nii et ma mõtlesin, et ma räägin hoopis natukene vähem võib-olla ravist ja kui keegi väga soovis kuulda, siis ma väga vabandan, et peate pettuma. Ma pigem räägiks nendest probleemidest, mis täna selle haiguse nii-öelda käsitluses on ja ma ei arva, et see on ainult Eesti probleem, ma arvan, et see probleem on tegelikult üle maailma, nii et räägiks natuke müütidest ja hoiakutest, kuidas seda haigust ära tunda, kaldkriips diagnoosida, ehk jõuaks ka arutada seda, et millise eriala haigus see üldse on, et ta ei kuulu tõenäoliselt selliseste klassikaliste põletikuliste reumaatiliste haiguste gruppi ja kindlasti on probleemid ravisoostumus ja valuravi. Mis need müüdid siis on? Sellised müüdid ja hoiakud, mida patsiendid sageli toovad, kui sa nendega räägid, et fibromüalgia ei ole üldse haigus. Ja tõesti, see on hästi sage probleem, kui nüüd seda levimust vaadata, kas nii sage probleem, nagu see on üldse haiguseks, on ta siis seisund või sündroom või haigus, ma arvan, võib-olla ei olegi oluline, tähtis on see, kui palju ta sellele vaesele patsiendile siis kaebusi tekitab. Nii et minu pärast nimetame teda sündroomiks või seisundiks, aga ärme ürita teda vältida. Tõesti, meil arstidena on väga keeruline näha nende patsientide juures midagi valesti. Ja see on see, kus võib-olla me jääme hätta sellele patsiendile vastuste andmisega, sest kõik analüüsid ja kõik uuringud, mis meil täna teeme, tegelikult midagi ei näita. Ma ei toonud sellist väga ulatuslikku kirjandust ülevaadet, aga täna me niisuguste võib-olla eksperimentaalsete meetoditega saame juba 1,2 mõõta ka, see mikroglia hulk seal närvisüsteemis on teistsugune ja on juba tegelikult ka mõõdetavaid muutusi, aga võib-olla kliinilises tähenduses veel mitte midagi me ei näe. Siuke hoiak, patsiendid on simulandid ja tegelikku kannatusi neil ei esine. Et ma ei tea, mis teie sellest arvate, aga need patsiendid on tõesti hädas nende sümptomitega ja probleem on see, et enamus nendest asjadest, mis nad meile räägivad, on subjektiivsed ja meil on tõesti raske mõõta nende valu tugevust objektiivselt, aga siiski täna me teame, et kui fibromüalgia patsiendi pea panna funktsionaalsesse MRT-aparaati ja vajutada siis sinna tema valupiirkonna peale, siis me näeme, et selle valukeskus hakkab töötlema valu ja proportsionaalselt sellist valu, nagu nad meile raporteerivad. Nii et teiste sümptomitega nagu väsimus ja uneprobleemid, selliseid keskusi ajus ei ole, mida mõõta saaks, aga me täna teame, et valu ta tunneb ja sellises mastaabis, nagu ta meile raporteerib. Nii et ei ole põhjust arvata, et ka teised sümptomid neil puudu on. Nad ei simuleeri. No vot, hea põhjus, mille taha pugeda inimesel, kes eluga hakkama ei saa. Et ka neid on patsiendid toonud minune, et mulle öeldi niimoodi, et ma olen lihtsalt üks hädaldajast psühhosomaatik
et tegelikult ma arvan, suures osas nii ei ole, nad on olnud sageli varem väga hästi hakkama saanud inimesed, kes siis mingil hetkel on sattunud hätta oma tervisega. Nii, fibromüalgia on psühhiaatriline haigus. Ja no siin ma ei julge sellele 100% vastu vaielda ja öelda, et see nii ei ole. Et täna, kui psühhiaatritega rääkida, siis väga paljud kaasaegsed psühhiaatrid ütlevad, et enamus psühhiaatrilisi haigusi on tegelikult orgaanilisel alusel. Jah, molekulaarsel orgaanilisel alusel, nii et me lihtsalt ei saa ajus seda keemia osa mõõta, mis neil paigast ära on. Nii et võib öelda, et võib-olla nendele psühhiaatritele toetudes ma ütleks ka, et fibromüalgia on orgaaniline haigus molekulaarsel alusel. Jah, makroskoopiliselt me väga midagi ei näe. Ja vot see mulle eriti meeldib. Arstid, kes sellest räägivad, on ise sama napakad kui need patsiendid. Minu juurde on patsient tulnud ja öelnud, et arst ütles, et jah, see on selle doktor Kulli lemmikhaigus, et ega ta muid diagnoose panna ei oskagi. Noh, võib-olla ei oska, võib-olla oskan. Ma ei oska sellele hinnangut anda, aga esimene reaktsioon oli, et ma natuke mõtlesin, et ma vist solvun selle peale, aga siis, kuna see on üks uuemaid haigusi ja kui me teame, et ta üldse diagnoosikriteeriumid sai 1990 ja me Tartu reumatoloogia tsükli raames tudengitele hakkasime süstemaatiliselt õpetama seda alles 2010, kui ma õieti mäletan, Riina võib parandada, siis kõik arstid, kes on enne seda lõpetanud, ei saagi olla sellest kuulnud. Ja see ei ole, kui ma ei kuule, siis ma ei saa sellest teada ka, nii et ma ei saanud selle konkreetse kolleegiga pahandada. Nii, nüüd sellest äratundmisest ja siin on üks vana India muinasjutuainetel pilt, see pilt pole nüüd nii vana, siin on külla toodi elevant ja siis pimedad mehed läksid seda katsuma ja iga mees, kes siis miskist osast kinni sai, kes sai londist, arvas, et see on madu ja kes sai katsus külge, ütles, et see on sein ja kes katsus jalga, ütles, et see on puu ja kes katsus saba, ütles, et see on nöör. Et ma siin rohkem praegu sellele ei peatu, ma luban, ma tulen selle elevandi juurde korra tagasi hiljem. Aga kui me räägime fibromüalgiast võib-olla selles klassikalises mõttes, siis enamus juhte, ja kui me guugeldame ka, siis me saame need 3 graatsia pildid kõige suurema tõenäosusega, kõigil seostub see valuga. Ja ma võib-olla alustan siis sellest valukomponendist selle haiguse juures ja tõesti see klassika on see, et need valupunktid, need on 18, need ei ole mingisuguse anatoomilise struktuuriga otseselt seotud, neid ei ole katsudes, ei ole seal mingit muna või asja all, nad on pigem sellised mingid funktsionaalsed punktid, nende siis litsumisel sageli need patsiendid tunnevad valu. Kuidas neid leida, need ei ole ka igal inimesel täpselt ühe koha peal, ma ise teen sageli nii, et lihtsalt umbes sealt, kust hakkab, vajutan ja lähen väikeste niimoodi ringidega, kuni siis see patsient siis võpatab, sageli ta võpatab, et iga punkti puhul see ei võta rohkem kui 1-2 sekundit selle punkti leidmine niimoodi, nii et ma ei saa öelda, et see on seal kindlas kohas, igal fibromüalgia patsiendil võib see natukene varieeruda. Aga originaalis see haigus on siis väga olnud keskendunud nendele valupunktidele. Ja midagi juhtub selle inimese siis valusüsteemis, ma nimetan seda või seda nimetatakse tsentraalset sensitisatsiooniks, kus siis mingi piirkonna neuronid muutuvad väga ülitundlikuks siis oma retseptoralas olevatele stiimulitele, tekib hüperalgeesia, allotüünia, kuni lõpuks selleni, et tegelikult seal ei olegi enam mingit stiimulit, aga inimene tunneb seal piirkonnas tugevat valu. Ja see on siis hüpersensitisatsioon või tsentraalne sensitisatsioon, see tõenäoliselt probleem paikneb meie ajuprotsessoris, jah. Nii et võib-olla kõige paremini, kuidas ma ka patsientidele kirjeldan, on see, et kui enamus võib-olla liigese probleemi on riistvaraviga, siis siin on tarkvaraviga. Ja kui nüüd küsitakse, et mis siis selle haiguse käivitab nii palju, kui ma olen aru saanud ja ega väga hästi ju 100% selge see ei ole, sest ega selle aju uurimine väga kerge ei ole, närvisüsteemi vähemalt elupuhuselt, et me biopsiaid sealt võtta ei saa, aga nii palju, kui see teadmist on 3 sihukest faktorit või 3 faktori kokkulangemine, siis see, mis tavaliselt selle haiguse käivitab. Ja üks nendest on siis kindlasti väga tugev pärilik foon. Ma ei taha päris öelda, et see on geneetiline haigus, see on midagi muud, aga harva sellel patsiendil ei ole kedagi ees suguvõsas, kellel on sarnane sümptomaatika. Et hästi tugev perekondlik foon, eriti naisliini pidi. Ja
Kusjuures need geenid, mis on täna leitud, on täpselt samad geenid, millega assotsieerub depressioon ja assotsieerub ärevushäired ja paanikahood. Et miks kellelgi tekib meeleoluhäire ja ei ole valu, miks kellelgi on ärevus ja ei ole meeleoluhäiret ja valu, ja kellelgi on valu, aga pole neid kahte, ja kellelgi on kõik koos, me täpselt ei tea, et millest see sõltub. Mis on osaliselt ka mõõdetav, ma enne rääkisin, et väga vähe mõõta, on niisugune hüpotalamus, hüpofüüs, neerupealise telje subkliiniline düsfunktsioon. Et kui vaadata seda ööpäevast rütmikat, siis on võimalik tegelikult seal anomaaliaid tuvastada, aga see anomaalia ei ole selline, et ta läheb, kortisool läheks nüüd normidest välja, aga see reaktsioon stressile on ebanormaalne. Ja tõesti, ma arvan, fibromüalgiat võib oma olemuselt nimetada stress-sõltuvaks haiguseks. Stressil on väga oluline roll ja sest vallandav stressor sageli on ka oluline. Nüüd päris öelda seda, et see on lapsepõlves läbi tehtud, ma ei tea, ahistamise või kiusamise tagajärg, ma ka kindlasti ei saa. Seda on uuritud ja see ei ole leidnud kinnitust, aga stressoril on selle vallandamise juures geneetiliselt soodustatud inimestel väga suur roll. Need stressorid on sageli need sellised psühhostressorid, aga ka füüsilised stressorid, avariid, kukkumised ja nii edasi. Et neid stressoreid on palju ja nendest ma praegu siin ei jõua rääkida. Mulle meeldib professor Mihkel Silmerit, võib-olla kõik on kuulnud. Tema lause loodus ei ole loll. Küsimus on, kas meil seda fibromüalgiat või seda reaktsiooni stressile, et meil tekib valu, aisting, on kunagi vaja läinud või need teised sümptomid ka, mis selle haigusega kaasnevad. Ja miks on oluline küsimus, on sellepärast, et ka loomadel on võimalik indutseerida seda, et kui me anname ühele hiirele, kes on suhteliselt primitiivne, ütleme, organism, piisava stressi, siis tema see jala äratõmbamise lävend valule oluliselt langeb. Et me teame, et sarnased asjad juhtuvad ka loomadel. Miks nad siis juhtuvad? Ja siin on erinevaid teooriaid, et see suurendab meie frontaalsagara aktivatsiooni, me mõtleme vähem, see on see fibroudu osa, et pane jooksu, kui siis see hiireke tunneb seda kassi lõhna. Me ärkame kergemini, unehäire on selle haiguse üks domineeriv sümptom ja tõesti meie tundemeeled on teravnenud, et see sama hiir tunneb seda kassi lõhna ja jookseb võib-olla suurema tõenäosusega saab putku. Nii et võimalik, et see on mingisugune kaitsekohastusmehhanism, valu on ju meid tegelikult kaitsev aisting, üks olulisemaid, et teatud inimestel tundub, et ta muutub düsfunktsionaalseks, valu ise muutub haiguseks ja see on see fibromüalgia. Nii, veel üks teine meditsiinis tuntud lause, sagedasemad haigused esinevad sagedamini. Ja kui teie vastuvõtus või meie vastuvõtus reumatoloogidena, perearstidena astub sisse üks inimene, kellel on mitmeliigese valu ja oletame, et osteoartroos on teil juba välistatud, siis kui te näete need peamised reumatoid, ankylosöörid, psoriaatine, juvenilne artriit, iga teine selline patsient peaks teie kabinetist välja astuma fibromüalgia diagnoosiga. See on puhas statistika, epidemioloogia, see ei ole Eesti andmed, see on maailma andmed. Kui osteoartroos on välistatud, siis pooled mitmeliigese valuga inimesed peaks saama selle fibromüalgia diagnoosi või ütleme siis funktsionaalse valu või kroonilise valu diagnoosi. Kui ei saa, siis on midagi valesti, siis nad käivad mingite teiste diagnooside all meil ringi. Ma siin jälgin Riinat väga. Teiseks, mis on oluline, üks valuhaigus ei välista teist ja kui meil on tõesti reumaatiliste haiguste ka patsiendid, ma toon seal lihtsalt need näited, mis haigusi me ravime, väga sageli see valuhaigus, mida me ravime reumatoidartriidina, indutseerib ühel hetkel selle kroonilise valu. Valuteoreetikud või valuteadlased on öelnud, et ükski valu, mis on kestnud üle 6 kuu, ei ole enam ainult notsitseptiivne valu, seal on alati kroonilise valu komponent juures. Ehk me peame alati, kui patsiendiga tegeleme reumatoloogidena, küsima, et kui palju täna on seda orgaanilist valu või põletikuvalu ja kui palju on täna seda siis tsentraalset valu. See ei ole fibromüalgia, see on lihtsalt, siis on ta tsentraalne valu. Et te näete, need protsendid on hästi kõrged, 20% sponduliitidest, eriti naisterahvastel, isegi 50% naisterahvastel on mõnedes uuringutes on kaasuvalt siis tsentraalset tüüpi valu või kroonilist tüüpi valu. Enam-vähem veerand igal pool meie reumaatiliste haiguste puhul. Kui muidu on üldlevimus kuskil 2,5%, siis reumaatiliste haiguste puhul on see väga-väga palju kõrgem.
Ja ma toon ühe näite ka, miks ma näiteks ise ühelgi naisterahval, kellel on tüüpilised põletikulise seljavalu sümptomid, ilma MRT tegemata sponduliidi diagnoosi välja ei pane. Siin on üks seljavalus sõelumise algoritm. Selle mõte on see, et millal peaks saatma seljavaluga patsiendi reumatoloogile, ehk millal võiks kahtlustada põletikulist tüüpi seljavalu. Ja kui vaadata, see on need, kui nooled vasakule lähevad, nii et valu algus enne 40, õine seljavalu, esineb vahelduv tuharavalu, on olemas sakroiliakaalliiduse valulikkus, entesiidid, need on need suurte lihaste kinnituskohtade valulikkused siin trochanteritel, on kaasuvad muud probleemid ja positiivne perekonna anamnees. Üks fibromüalgiaga naisterahvas perfektselt liigub sinna poole, kõikidele nendele me paneme siin jah, ja ta on reumatoloogi juures ja mina ei julgeks ühelegi naisterahvale ilma MRT-ta öelda, et seal on või ei ole sponduliiti. Meie professor Riina Kallikorm istub ka siin, ma mäletan alati, kui meil oli psoriaatilise patsiendiga tegemist, ütles, et jah, see on hästi valutav haigus ja tõesti üks nüüd küll mõne aasta tagune uuring Eularil, mida tutvustati, näitas, kui suur tõenäoliselt on psoriaatilise artriidi puhul kroonilise valu või tsentraalse valu komponent. Ma ei ütle kroonilise, ütleme tsentraalse siin. See oli üks uuring pea 800 psoriaatilise artriidi patsienti, kes said bioloogilist ravi ja nende laborianalüüsid ja liigeste leid läks väga heaks. Nad olid remissioonis vist 95%, aga kui vaadati, kui palju nad valutavad, siis näete 30+37% ehk 2/3 raporteeris endiselt vähemalt mõõdukat valu. Vähemalt mõõdukat valu ilma igasuguse artriidita, parimal bioloogilisel ravil, mis meil põhimõtteliselt on. Et see on tõenäoliselt, seal on suur osa on siis tsentraalse valu komponent. Aga siin ma selle valu juures lõpetan, näitan veel seda slaidi, 100% nendest patsientidest on valu, mina ei ole sellega nõus, ma olen diagnoosinud fibromüalgiat ilma valuta, kogu muu sündroom on olemas, ainult et valu ei ole. Nii et ma arvan, see autor sellel slaidil, see ei ole mina, on natukene siin eksinud. Nii, aga neil on väsimus, neil on unehäire, neil on kognitsioonihäire, meeleoluhäire ja ärevushäire ka, komorbiidsus üpris kõrge. Ja ma tulen nüüd ühe mannekeeni juurde ja näitan tegelikult minu jaoks, mis on fibromüalgia ja see on terve hunnik väga raskeid sümptomeid, millega need patsiendid võivad väga erinevate arstide juurde sattuda. Unehäired, pearinglus, mäluhäired, lihasvalud, lihasväsimus, lihastõmblused, liigeste valu, liigeste kangus, hommikune kangus tunde mõnikord, seljakangus, öine seljavalu, mis ajab ülesse, kuseteede probleemid, põiepõletiku tunne. Kindlasti on, teate neid patsiente, keda ravite, et CRV on korras, aga tüüpiline põiepõletik, nagu antibiootikumi peale panete, nii lähevad sümptomid üle. Enamus nendest on fibromüalgia. Nägemishäired, udu, lõualiigese valulikkus, nahakuivus, nahaärrituvus, rindkeres õhupuudus, pitsitustunne, rütmihäiretunne, kõhulahtisus, kõhuvalud, enamus neist saavad gluteenitalumatuse lõpuks või selle laktoositalumatuse, tsüklihäired ja hästi oluline igasugune tundlikkus kemikaalidele. Praktiliselt nende ravi ka, ma pärast korra tulen, nende ravi on väga raske, sellepärast et nad ei talu ühtegi ravimit, alates nad on gluteenitalumatud, laktoositalumatud, kõikide ravimite talumatud ja absoluutselt tõenäoliselt kõik on COVID-i vaktsiini talumatud. Et ma arvan, et nad ei talu ühtegi vaktsiini. Külmakartlikkus ka. Küsimus on, kuidas me neid ära tunneme? Ma ütlesin, probleem on äratundmine. Ja me ei tunne ära, sest nad esitavad teile neid sümptomeid, kuna nad tunnevad neid, sest nad esitavad neid nii, nagu esitab inimene, kellel on infarktist valu. Teil ei teki kordagi kahtlust või meil ei teki kordagi kahtlust, et tal ei ole seda tunnet, mida ta teile kirjutab. Me teeme kõik kompuutrid, kõik EKG-d, kõik ehokardiograafiad, kui ta oma südamevalu meile kirjeldab. Ja iga aasta tagant 22-aastasel inimesel. Ma tulen sellise väitega, ma ei ole seda kuskilt lugenud, aga ma tulen selle väitega, et nii nagu on olemas autismispektri häire, ma ütleks, et see on ka spektri häire. See algab enamasti varateismelise eas, need sümptomid, nagu ma ütlesin, see on geneetiline haigus, ta hakkab enamasti vanuses 8 kuni 14 või 16 eluaastat. Nad hakkavad imelike peavaludena, kõhuvaludena, kasvuvaludena,
kõik need diagnoosid, kui halvasti läheb, pannakse juveniilse artriidi diagnoos isegi välja, siis natukene edasi neil võivad tekkida meeleoluhäired või ärevushäired ja kuskil siis seal minu kogemusel 20. ja 45. eluaasta vahel nad saavad siis mõnikord selle fibromüalgia diagnoosi või somatisatsiooni diagnoosi, mis on selle spektri täiesti lõpus, on kroonilise väsimuse sündroom, see on katastroof, selle inimese elukvaliteet on olematu, see on nädala pärast sureva AIDSi haigel on parem elukvaliteet, kui ta teile raporteerib seda. Need on invaliidid hästi ja seal on see POTS, positsiooniline ortostaatiline tahökardia ja teine hüpotensiooni sündroom, need on kuskil seal ka. Nii et minu jaoks on see spektri häire, need inimesed on kuskil kogu aeg selles spektris. Kui neil on raskem periood, siis nad liiguvad ülespoole, kui neil on kergem, siis nad tulevad veidi allapoole. Ja mis siis nendega juhtub? Te nägite, kui palju sümptomeid selle inimesel võib olla. Ta satub reumatoloogile ja andku mulle andeks reumatoloogia jumalad, ma olen ise ravinud neid Trexaniga, pannud neile seronegatiivse RA diagnoose ja täpsustamata spondoliidi diagnoose ja ravinud bioloogilise raviga. Bioloogilise raviga, see ei ole nii, et need kriteeriumid on ju päris karmid, aga ma olen olnud veendunud, et tal on spondoliit. Kui ta satub gastroenteroloogile, siis ta saab ärritunud soolesündroomi või laktoositalumatuse või kui kardioloog näeb teda, siis myokardiidi või viirusjärgse asteenia sündroomi või muud kardiomyopaatiat. Pulmonoloog paneb täpsustamata astma. Meil on kõigil need oma diagnoosid nende patsientide klassifitseerimiseks. Saate aru, kuidas ma varsti sinna elevandi juurde tagasi jõuan, jah? Psühhiaater enamasti, ma algul saatsin kõik psühhiaatrite juurde, see ei töötanud, sest et nad ei täida tavaliselt ei meeleoluhäire, ega ärevushäire, ega ühtegi teist psühhiaatrilist diagnoosi. Ta tuli tagasi minu juurde ja ütles, näe, doktor Kull, ei olnud mina loll. Mul siin psühhiaater ütleb, mul ei ole midagi viga. Sina olid loll ja ma ei tahtnud, et mulle loll öeldakse, ma ei saatnud neid sinna enam. Neuroloog paneb migreeni, pingetüüpi peavalu või klasterpeavalu, oftalmoloog kuiva silmasündroomi, günekoloog väikse vaagna valusündroomi, uroloog paneb interstitsiaalne süstiit või krooniline süstiit või ärritunud põiesündroom ja ortopeed läheb lõikab meniskit 2 või 3 korda. Vot, elevant on tagasi. Ja nii igaüks me näeme oma seda lõigukest sellest patsiendist ja me paneme diagnoosi ja me ravime neid nende ravimitega, millega oskame ravida. Seal on see, vasakul on see uroloog ja siin all on see neuroloog ja siis on see psühhiaater, et reumatoloog on roninud sinna otsa, nii et neid on hästi palju. Neid patsiente on tegelikult hästi palju. Ma arvan, et kui see eelmine slaid võtta ja panna kuidagi saaks automaatselt otsida, et 3 sellist diagnoosi ühel inimesel digiloos ja neid kutsuda välja, siis ma arvan, me enamusel leiaksime, et nad täidavad need fibromüalgia kriteeriumid. Nii et ma tulen korra selle diagnoosimise juurde tagasi, mul on vist jäänud 5-6 minutit, et ma pean suutma siit tuttu kuidagi läbi saada. Need valupunktid endiselt kehtivad, me võime selle alusel diagnoosida, aga nagu ma ütlesin, see on suhteliselt väike osa sellest haigusest ja selle haiguse sümptomaatikast, vähemalt minu jaoks. Seda tuleks vajutada 4-kilose raskusega, mis see on siis, kui küünevall läheb valgeks, saate ise ka proovida, siis see on umbes 4 kilo. Ja kui 11 punkti on valusad, siis on selle nimi. Võib seda kahtlustada fibromüalgiana. Nad ei arvesta ühtegi teist probleemi, need kriteeriumid ja nende valupunktide arv ei korreleeru tegeliku patsiendi funktsionaalse ja toimetulekuga, nii et mitte väga head kriteeriumid. Nagu ma ütlesin, haigus võib olla ka ilma valupunktideta kohe kindlasti. Nii et praegu võib-olla natukene siis uuemad on need ka suhteliselt juba mitu aastat olnud tagasi tehtud, ACR 2010 kriteeriumid, kus siis vaadatakse 2 domeeni, valu ulatuse indeks ja sümptomite raskusaste. Ja esimene kaartistab siis, patsient saab seda muide ise täita, selles osas on see üpris hea instrument. Esimeses osas vaadatakse valu, vaatan, kas mul on siin üks näide ka. Siin on siis, inimene saab märkida, kus tal valud on, siin küsitakse tema väsimuse jõuetuse, hommikul väsinuna ärkamise ja mõtlemismäluprobleemide kohta 3-4 skaala astmes ja siis on kõik muud need somaatilised sümptomid, mida ma näitasin selle mannekeeni ümber, suures osas on nad siin ära toodud ja siit ei pea nägema lugeda, ma lihtsalt näitasin, kuidas see instrument välja näeb ja selle põhjal, kui siis patsient lõpuks saab
emmas-kummas sellise punktide kombinatsiooni, mis annab kokku 12, siis on üpris tõenäoline, et sellel patsiendil võiks olla fibromüalgia. Ma ise kasutan seda rohkem, ma alati katsun need punktid ka ära, aga see oleks nii-öelda täna ametlikud kriteeriumid fibromüalgia või tsentraalse sensitisatsiooni või ükskõik, kuidas me seda haigust nimetame puhul. Nii et oluline on see, et jah, tegemist on siis nii-öelda spektrihäirega, kindla lävendi seadmine, siin ei olegi väga võib-olla mõistlik tänu sellele, sest et need punktid võivad erineda, kombinatsioonid sümptomitest on erinevad ja ka ajas muutuvad. Et patsient, kes sul ükskord käis selle mingi kõhuvalu ja peavalu ja veel mingi sümptomiga, järgmine kord tuleb sul hoopis teiste sümptomaatikaga, sest vahepeal teda uuriti selle osas ära. Mis on hästi oluline ja minu arvates selle slaidi võib-olla kõige olulisem kaasavõtmise punkt on see teine. Varem on öeldud, et fibromüalgia on välistusdiagnoos. Kõik muu peab olema välistatud. Aga see on hästi eksitav selles mõttes, et punkt 1, te kujutate ette, mida kõik välistama peab. Ja punkt 2, nagu ma näitasin, ükski teine valutav haigus ei välista fibromüalgiat. Vastupidi, iga olemasolev valutav haigus selle tõenäosust või kroonilise valu komponendi tõenäosust hoopis suurendab. Ja oluline on küsida, et kui me oma diagnoose paneme, meie reumatoloogidena oleme selles mõttes eelisseisus, et me peamegi vaatama patsiendi alati hästi tervikuna ja me oleme, nagu Riina ütleb, Sherlock Holmesid või Hercule Poirot, et iga sümptom on oluline ja võib anda meile väga olulise vihje, mis selle diagnoosi nimi on. Aga ma ei ole kindel, et võib-olla kõik erialad seda luksust omavad ja neid võib-olla ka teadmisi oma õppe jooksul on saanud, et kas kõik need sümptomid, mida ta teile raporteeris, on ära seletatud selle diagnoosiga, mida sa talle paned. Ala ärritunud soole sündroom, kui tal on 9 sümptomit veel. Et see on ka üks mõte, et kas see seletab kogu selle sündroomi ära, see minu diagnoos, on see siis täpsustamata astma või mitte. Ma panen ühed kriteeriumid veel, see on natuke naljaga pooleks, ma saan aru, oleks pidanud vist panema sinna jutumärgid. Neid ei ole kriteeriumides, aga ma arvan, et nende lausetega patsiendid, kes teie juurde tulevad, 8 juhul 10 jalutavad välja sealt või võiksid jalutada sealt välja fibromüalgia diagnoosiga. Aidake mind, mul igalt poolt valutab. Me reumatoloogidena sageli mõtleme, mis mõttes igalt poolt, see ei ole võimalik, et kust siis valutab. Ja siis ta hakkab näitama ja siis me hakkame otsima siit konkreetsest liigesest, aga see lause, millega ta alustas, oli tegelikult mul igalt poolt valutab. Ja see on minu arvates peaaegu diagnostiline lause. Ei ole haigust, mis igalt poolt valutab, olete nõus. Võib-olla vähk. Aga selles staadiumis vähk, mis igalt poolt valutab, on alati üles leitav. See ei ole nii, et ma ei tea, tegin kompuutri ja kurat ei leidnud üles. Või et ta kuskil analüüsis ei peegeldu. Ma olen käinud 10 arsti juures, keegi ei tea, mis mul viga on. 10 rumalat arsti saatus järge mööda. Jälle, tõenäosus võib-olla on, aga väga-väga väike. Mulle öeldi, et ma olen polkovniku lesk või ma tunnen ennast polkovniku lesena. Eriti vanemate patsientide puhul, see polkovniku lesk, see on vist Juhan Smuuli näidend, oli väga populaarne. Nii, mu minutid on või leiate ise mõttelt, et jälle tema. Ma tegelesin ju kõik ära, jälle tuli tema. Või tunnete, et mõni patsient väsitab teid palju, minust see on ka hästi oluline, et meid ei väsita keeruline luupus, meid ei väsita keeruline psoriaatiline artriit, meid väsitab siis, kui me tast aru ei saa. Ja siis me peaks ühel hetkel, kas on midagi, mida ma siit ei näe. Mul on hea meel, mul on Tartu kolleegid, kes on, mina pole aru saanud ja mulle on siis ühel hetkel doktor Müller või keegi öelnud, kuule, Mart, sa ravid siin oma arust artriiti, aga tegelikult minu arust on tal ainult fibromüalgia. Nii et mul ei ole häbi tunnistada, et ma ei tunne seda ära. Ma arvan, et ma tunnen seda hästi ära, aga mul ei ole häbi tunnistada, et ma olen paljusid maha maganud. Ainult üks slaid ravist, mis toimivad. SNRI on tõenduspõhisus, pregabaliin, amitrüptiliin, praktiliselt kõik ravimitest võivad toimida natuke gabapentiin ja tramadool, aga siin on uuringuid, mis ei näita seda väga veenvalt. Kindlasti ei toimi NSAIDid, ei toimi SSRId ja katastroof on need patsiendid opiaatide peale panna. Nende opiaatide süsteem ise on katki, kui te sinna opiaati lisate, siis nad väga ruttu kohanevad sellega ära ja proovime õppida teiste vigadest, mitte neid korrata. See on Ameerika opiaatide kriisi peamine põhjus on see haigus. Need muud põhimõtteliselt põhjust ei ole ja selle taga on ravijuhised. See patsient läheb valukabinetti, aga meil on valukabinetid, kus on väga tublid anestesioloogid töötavad. Nad panevad teile valuskaalal 9, 10. Automaatselt, see on äge valu, automaatselt ägeda valu ravim on mis asi? Opiaat. Ja
me ei tohi, ühte asja me ei tohi teha, neid opiaatidega ravida. Mis on hästi oluline, enamus neist, nagu ma ütlesin, on hästi ülitundlikud, nad katkestavad teil ravimid ära, meil, mitte teil, meil kõigil. Nad katkestavad ära, nende ravimine ise on üks paras peavalu, sest nad tulevad iga kord teie juurde tagasi, et neil sellel oli see kõrvaltoime. Minu arust, kui patsiendil on plakveniilile kõrvaltoime, siis see ütleb ka ühte teist selle kohta. Minu arust peaaegu võib otsida seda haigust. Et lihtsalt nüüd kokkuvõtted, et ta ei põhjusta invaliidsust. Me usume, et teie sümptomid on olemas ja ma olen öelnud, et fibromüalgia ei ole nüüd otseselt psühhiaatriline haigus. Et mulle tundub, et inimesel on natuke lihtsam uskuda riistvaralist või aksepteerida riistvaralist probleemi kui tarkvaralist probleemi oma kehaga. Ja hetkel tundub, et seda haigust ei ole võimalik veel välja ravida, kellelgi tuleb kohaneda ja füüsiline aktiivsus on väga oluline komponent. Nad on väga palju sümptomeid annab, orgaanikat on praegu raske mõõta, nii et subjektiivselt need patsiendid tunnevad sageli ennast rongi alla jäänuna, nad on nii haiged. Ja seesama, et ta ei ole hädaldajast psühhosomaatik ja sageli sekundaarsed teistele haigustele. Haigus ei ole, et on või ei ole, vaid me oleme kuskil seal spektris, kui meil on parem aeg, on vähem. Mul on endal olnud elus keerulisem probleem ja ma olen tundnud mõningaid sümptome. Ma siis hakkasin mõtlema, et huvitav, kui veel stressi juurde anda, et kas ma saan ära tunda, mis tunne on fibromüalgik olla. Ma ei proovinud, aga põhimõtteliselt see oleks olnud huvitav eksperiment. Ei tohi karta diagnoosida. Maailma andmed näitavad, et 50% perearste tunnevad ennast väga ebamugavalt selle diagnoosi panemisel. Peaaegu võib öelda, et ei julge seda diagnoosi panna. Aga seda ei tohi karta, sest vastase juhul see inimene jääb tohutusse meditsiini tarbimise tsüklisse. Ravi eesmärgid on nõustamine haiguse osas. Ja siin ma lõpetan, aitäh. Nii, suur aitäh sulle, Mart, et aeg on täis ja ei ole tulnud ka siit saalist küsimusi. Ma küsin su käest ühe küsimuse. Et kas fibromüalgia on aladiagnoositud? Ma arvan, mõnes mõttes ülediagnoosid, sest nad käivad igasuguste diagnoosidega ringi. Fibromüalgia diagnoos, fibromüalgia, mitte kõik muud diagnoosid. See on tänaste andmete põhjal 80% patsientidest maailmas, mitte Eestis. Ma ei tea, Eesti andmeid ei ole uurinud, aga ei käi õige diagnoosiga ringi. Ehk meil diagnoos on olemas 20% nendest patsientidest. Ja kas mul on õigus, kui ma ütlen, et kui see patsient saab diagnoosi, siis tegelikult on see juba osa patsiendi lahendusest. See on hästi hea point, mis sa praegu ütlesid, et sageli, ma ütleks, peaaegu pooled nendest saavad endale selle õige vaenlase ja kui nad saavad siis sellele õigele infole internetis juurde, mida on täna päris palju, siis pooled neist nagu isegi kaovad meditsiiniorbiidist ära, et nad muutuvad peaaegu sama kalliks kui ülejäänud sama vanused patsiendid. Nad on hästi kallid süsteemile. On tehtud uuringud, on see diagnoosi kuupäev ja vaadatud, kuidas selle patsiendi hind haigekassale muutub. Ja see kukub peaaegu 40-50%, nii et nad muutuvad palju odavamaks, aga nad jäävad 3 korda kõrgemaks endiselt kui samaealised ilma selle diagnoosita. Nii et veel kord aitäh sulle ja ilmselt saime me kõik siit ka inspiratsiooni ja julgustust.